No nii, et septembrikuu on käes ja roolivõim alustab ja paistab, et teie pole lõpetanud. See on kõik väga kena. Jah, puhkusega oli natuke keeruline küll, aga tegime ühe numbrina vahelt jõudumööda ette ära ja nüüd see septembri number tuli küll juba täitsa tavalise graafikuga, nii et praegu teeme täie hooga tegelikult oktoobrit ja novembrit, aga kuna nüüd saateks on vaja natuke septembrist rääkida, siis tuli natuke meelde tuletada, mis sealgi oli. No mis on uues tehnikamaailmas septembrikuu, mida inimene sealt leiab, kes on, ütleme siis, selline autohuviline? Noh, see on kaane pealt juba näha, et iga-aastane suur sportautode test on seekord omale kohale läinud siis septembri numbrisse ja see Porsche, mis seal esikaane peal on, see ei ole seal sugugi juhuslikult ja võin kohe öelda, et erinevaid sportautosid, mis on tõesti seekord seinast seina, väga erinevaid on koguni 2 tosinat, nii et päris põnev lugemine, et bensiini põletati seekord Knudstorpi ringrajal ilmselt päris palju. Ja loomulikult ka muide asju, need tavalised sõiduproovid, kasutavad auto, need rubriigid, aga seekord on ka päris põnevat lugemist sellist natuke teistsuguste liikurite poolt. On nimelt ühest elektrilisest kaherattalisest ja kui juba selle valdkonna peale mindi, siis kirjutame ka põnev ülevaate elektrilistest tõukeratastest. Et neid elektriratted on kõik võimalikke tulnud ja kui oleme siin rääkinud varem siin süherattalistest iluti ja ka Segway-tüüppessidest, siis nüüd oleme natuke teistsuguseid ristapuid veel sinna juurde pannud. Üks lugu jäi meil siin mõneks ajaks seisma ja kasutasime sellegi nüüd ära. Meie Soome emafirma, emaväljan tehnikamaailma toimetajad on käinud iluti ära Tesla tehases ja kuna Teslal on tulemas kohe serjatootmisse ka teine Model X, siis oli päris põnev üle vaadata, mismoodi need Teslasid tegelikult siis kohapeal Californias kokku pannakse, nii et põnev lugemine ka ookeani tagant. Kestab see uus mudel kauem, see vanagi minu meelest oli mingi 500 kilomeetrit. No täna oli kuskilt meediast juba lugeda, et selle olemasoleva Teslaga olevat keegi kuskil sõitnud üle 700 kilomeetri ära, nii et ma usun, et Tesla puhul see kilometraaži number ilmselt väga suur probleem ei ole ja eks elektriautode areng on kiire, nii et eks vaatame. Frankfurdi näitus on varsti ukse ees, et kindlasti tuleb sealgi ühtest põnevat meil kõigil näha.